Tallinna kruiisiterminali oli Euroopa rohelise pealinna tiitli pidulikule üleandmistseremooniale kokku tulnud üle 650 külalise Eestist ja rohkem kui 20 riigist üle Euroopa. Euroopa keskkonnavolinik Virginijus Sinkevicius tunnustas Tallinna arengut, kus tõi välja, et Tallinn eristub teistest Euroopa linnadest just seetõttu, et pöörab erilist tähelepanu bioloogilisele mitmekesisusele ja vastupanuvõimele. Sinkevicius tunnustas Tallinna toreda algatuse eest, mille 2006. aastal kutsus ellu toonane linnapea Jüri Ratas. See algatus aitas Euroopa linnadel keskkonda inimväärsemaks muuta ja loodust kaitsta. Ta sõnas, palju õnne, rohepealinna tiitel jõudis koju. Now the title comes to Tallinn. And in one sense, it's actually coming home. It was here back in 2006 that green capital idea was first invented with Tallinn and the Association of Estonian Cities, both playing a key role. Now it's your turn to play the starring role. Traditsiooniliselt annab rohepealinna tiitli üle eelmise aasta võitja, seda puhku siis Grenoble'i linnapea Erik Pajol. So now, floor is yours. This book is handover from Green Capital to Green Capital. It has been all renovated by your library, and it's really a pleasure to give this to you and to all Tallinn inhabitants. Nothing to do, but I have to say some words. Merci beaucoup, Grenoble, and bon chance, Tallinn. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et rohelise pealinna tiitel toob Tallinnasse veelgi rohkem rohelust ja uusi parke. Linnatransport läheb üle keskkonnasõbralikule kütusele ja linna katustele hakatakse paigaldama päikesepaneele. Eesmärgiks ikka, et linnakeskkond oleks inimestele parim paik elamiseks. Mulle tundub, et tuleb lähtuda sellest, et mitte eesmärk on saavutatud, vaid instrument on kätte antud. Ja esialgu tõepoolest see oli selline väga vahva emotsioon, aga nüüd see on ka suur vastutus. Euroopa rohelise pealinna programmis on sellel aastal üle 60 erineva ürituse, kus põnevaid tegevusi on kõigile Tallinna elanikele ja ka külalistele.